No hei rahvas, täna kahjuks ei ole jälle toiduvideo, sest mul on teised teemad praegu käsil. Nagu te teate, jäin ma pensionile ja pensionäril on tööd kodus nagu muda. Ja nagu te mu selja taga näete, on katus samaldunud. Kindlasti mõjub mereäärne kliima, mõjuvad puud, aga no näete, ei ole just kõige kenam vaatepilt ja sammal kahjustab seda katust ja see on vaja lahti saada, sellest on vaja lahti saada. Ja nagu näete, on pugenud ka sinna alla, et on ikka paras jama. No siin on näha, kuidas katuse neelus on sammal, on kogunenud. Tegelikult see katus on mul varem töödeldud, et siin on veel isegi suht hästi. Ma pärast räägin, kuidas ja mida, aga hakkame vaikselt pihta. No nii, nüüd hakkame tegema katseid. Ohutus ka enne kõige, võiks kasutada kindaid, kaitseprille kindlasti, noh, kindad on omal soovil. Ma muidu ei kasuta, ütlen ausalt, aga praegu filmimise jaoks panen kätte. Lugu siis selline. Olin mina hädas selle samblaga. Ostsin sambla septikut. No see oli aastaid tagasi. Ja maksis selline 5-liitrine kanister, mingi 40 eurot. No ikka jõhkralt kallis. Ja noh, lootsin, et saan siis mina sellest samblast lahti. Lahjendasin nii nagu juhend ette nägi. 1 osa septikut, 4 osa vett. Pritsisin samblale. Sammal ei teinud teist nägugi. Panin siis 1 ühele. Sama lugu, mitte midagi. Täna mul on siin ka üks soomlaste sammal pois. Ma olen seda kasutanud ka testimiseks. Ma ei mäleta, et see oleks olnud efektiivne, aga proovime ära. Taaskord. Vist mul on üks parem vahend, ma pärast näitan. Aga ilmselt ta ei toimi, aga me saame kohe teada. Teeme siis niimoodi, et ühte pudelisse paneme 1/4. Nii valime mille. Neptun paneme 1 ühele. Ja siia paneme 1/4. Mul ei ole mõtet siin väga palju seda segu teha, sest see nagunii ei toimi. Mine sa tea, homme näeme. Ma panen 100 grammi septikut. Ja 400 grammi vett. Ma veel helistasin tookord sellele sambla septiku tootjale, et mis jama te müüte ja ega ta ka mulle seal õiget vastust ei osanud öelda, hakkas seal keerutama. Juhendus oli veel kirjas, et oi, survepesur lihtsustab seda tööd. Ma ütlesin, kuidas te käsite mul survepesurit siin kasutada, ma oma katusel ei saagi seda kasutada. Muide, alles hiljuti oli meil siin Kakumäe grupis üks reklaamis. Puhastame teie katused samblast ja millest kõigest. Ja siis oli pilt, selline sindel katus, bitumen sindel katus. Vend oli katusel ja lasi survepesuriga. Ma kirjutasin täitsa oma nime alt, et absoluutselt ma ei soovita sellist asja, sellist firmat, see ei ole usaldusväärne, sest see survepesur peseb puiste sealt pealt maha. Ma tean, mida ma räägin. Ma olen ise seda korra teinud. Eelmise katusega puristasin üleval survepesuriga, lasin katuse puhtaks, aga oli ka katus õhtal. Tuli katus ära vahetada. Nii et ärge uskuge selliseid reklaame. Pärast muidugi vennad kommenteerisid, et ei, see oli meil internetist võetud pilt ja no, kui sa ei tea, kuidas katust puhastada, mida sa reklaamid. Nii, väike vahepala. Siin on siis meil
lahjendatud, 1:5 ehk siis üks osa septikut, 4 osa vett. Ja siia paneme siis puhast. Isegi kui see toimib, milles ma väga kahtlen, isegi kui see toimib, siis mul on üks palju tõhusam ja palju kordades odavam vahend teile näidata, mida ma olen kasutanud 15 aastat ja maksab 10 korda vähem ja toimib 10 korda paremini. Aga nüüd lähme siia katusele. Mul on seal üks sammaldunud lõik, paneme piiri vahele, ühele poole lahjendatud, teisele poole kanget kraami ja siis vaatame, mis juhtub. Nii, tere siit poolt. Teeme siis katsed. Neptun on siin. Siiapoole paneme kange kraami ja siiapoole lahjendatud. Pritsin selle sambla ära. Prillid ette, ma enne möllates kemikaalidega unustasin prillid ette panna. See peaks nüüd selle sambla ära tapma. No näha on, et see pritsitud sammal on natuke rohelisemaks läinud. Nii, ja nüüd siis teisele poole kangemat kraami. Juhendi järgi see peaks siis toimima nüüd nii, et pritsid ja rohkem ei tee midagi. Sammal sureb ära ja vihm ja lumi ja mis kõik pühib selle maha. Elu on näidanud, ei ole see asi nii. Ma olen pritsinud ka oma selle parema vahendiga. Sammal on katuse küljes kinni, elab talve üle. Kui keegi teda sealt minema ei kraabi, siis tema sealt ära ei tule. Aga nii, homme tuleme siia katusele ja vaatame, mis olukord on. Ja nüüd astub lavale tänane superstar, milleks on raudsulfaat. Müüakse ehituspoodides. Ma ei ole seda tasuta saanud ja ei ole ka asi, mida nii väga tasuta igatseda, sellepärast, et ta maksab selline ämber 800 grammi on natukene alla 4 euro. Ja panen siia 10 liitrisse vette 400 grammi. Ma olen siit juba 400 ära tarvitanud. Panen siia. Lahustan ära ja pritsin katusele. Toimib nii, mis kole. Seda saate näha. Täna pritsime. Vaatan, kui siin nüüd päike väga välja tuleb, siis ma ootan õhtut, millal päike kusagile varju läheb, et seal on just õhtu päikesepoolne külg. Ja nagu ma varem olen öelnud, siin samas korduvalt, et päike segab minu filmimisi ja ütlen ka nüüd, viga ei ole päikeses, vaid viga on minus, kes ma pole õppinud kasutama vastavaid filtreid kaameratel, kõike muud sellist. Nii et kuidagi moodi saame hakkama. Üldiselt hoiatatakse ka raudsulfaadiga kasutamisel, et see võib tekitada selliseid pruune plekke
vihmaveerennidele, kivisillutisele. Jah, võib küll. Aga mina leian, et kasu, mis tema katusel toob, korvab need plekid. Aga mul ei ole mingeid selliseid plekimuresid olnud. Rääkides plekkidest, siin ma valasin, prits sai liiga täis, läks üle. Pruun plekk siin betooni peal. Ma pole veel proovinud, kas seda puhtaks saab. Ja valamegi selle segu pritsi. Ma ei vala teda täis. No ma olen valanud täis, aga siis on igavesti tüütu, ta on raske. Ja teiseks ma pean ju siia õhku sisse pumpama. Jätame nii, pool, pärast panen juurde. Et pean õhku sisse pumpama, surve tekitama. Ruumi ei ole, siis ei teki ja nööki, kuni ükskord vähemaks jääb ja hakkab tekkima siia korralikum trukk. Paneme korgi ja pumba peale ja põhimõtteliselt ongi valmis. Võib minna katusele. Nii, vaatame, mis toimub. Noh, ulatub üles välja. Paneme vahepeal trukki juurde. Algul on see asi ruumi vähe, õhuruumi, aga pärast saab. Nii. Ja tulen ülevalt rida realt alla. Ja tuleb ikka uhada nii, et on. Pealegi, nagu ma teile ütlesin, see vahend on odav ja meil on vaja katus praktiliselt märjaks lasta. Enne kui keegi jõuab mulle kirjutada nõuandega, siis ma ütlen, et ma tean, et on olemas akuga pritsid. Võib-olla ma isegi ostan. Mul on neid Makita akusid päris palju. Ja kindlasti prillid ees. Ja kui satub silma, siis kohe töö katki ja loputama. Nagu näete, siis erinevalt teisest katusest praegu seesamal ei muuda värvi. Ei lähe ei tumedamaks ega heledamaks. Aga eks hommik on õhtust targem. No tegelikult ikka muudab. Kui sinna ülespoole vaadata, siis seal on samblatutid juba mustad. No nii, ma jätan pool pritsimata, et siis oleks homme nagu vahe sees, siis näete. Aga ma näen juba praegugi, et see osa on tõmbunud tumedamaks. Aga näeme hommikul. Käes on uue päeva hommik.
vaatame üle, mis siis katusel toimunud on. Ma arvan, et ma turnima ei hakka täna. Kasutame väikesi lendavaid abivahendeid, et saada katusest ülevaade. Ja ma arvan, et on mida vaadata. Selline on siis see katus. Vasakule sai lahjendatud kraam ja paremal oli kange kontsentraat. Ja nagu näete, on ta suht samasugune nagu sellel päeval, kui ma pritsisin seda vahendit sinna katusele. Näete, vasakul on täitsa roheline, paremal on natukene pruunikam, aga ikkagi suhteliselt endine seis. Ja nagu ma teile lubasin, on raudsulfaat teinud oma töö tunduvalt tublimalt kui kallid samblaseptikud, mida oligi tarvis tõestada. Ja palun väga, vasakul on mürgitatud sammal, paremal on siis veel elujõuline sammal, mille ma jätsin näidiseks alles. Aga näete, see must sammal, see on surnud sammal, hoiab ennast veel katusel kinni, aga see tuleb lihtsalt füüsiliselt maha kaapida. Katuse harjale või harja pleki alla või ülemise rea alla tuleks panna vaskkriba niimoodi. Võib ka tsinkriba olla. No ma ei tea, vask tundub nagu parem olema, aga tuleb tõde tunnistada, et seal, kus mul on see lakaluuk, pööninguluuk, sealt allapoole sammalt ei olnud. Et midagi, mingid ioonid sealt mööda katust alla voolavad ja sinna sammal ei tekkinud. Nii et võib ka kokku hoida ja panna tsingiriba üles. Ei pea vaske panema. No vaatame, jõuame ükskord nii kaugele. Aga eks see ole teie otsustada, mida kasutate. Vastavalt rahakotile või vastavalt siis toimeaine omadustele. Ja antud hetkel mina tõesti soovitan kasutada raudsulfaati. Asi toimib, asi on odav ja mure on lahendatud.